Me oleme siis jõudnud ka selle saateosani, kus meil kaks Eesti tippautoajakirjanikku valivad välja kas nüüd kuu auto või vähemalt ühe sõiduvahendi, mis on millegi poolest silma paistnud. Ja meil on Robiga siin sel kuul saatest läbi käinud päris mitmed mudelid. Mis sulle, Robi, silma jäi nendest, mida me ise proovida saime? No mina olen jäänud ikkagi pidama nende kahe väiksema masina juurde. Üks oli ju Seat Cupra, mis meil oli. Ja olgem ausalt, see on ka... Selle Cupraga sai muuseas kõige kiirema ringi seal Tabasalus sõidetud koha pealt, kiirema kui ühe teise automargiga Lenstardist. Ja mina sain sinugast peksa selle autoga. Aga see oli üks minu üks lemmikud, sest mulle kiirus ja selline asi jubedalt meeldib ja muidugi ka Suzuki, sellepärast et Suzuki hind ja see hea pakkumine, et vana ja uus mudel täpselt sama hinnaga, lihtsalt see on nii hea diil, et see paneb mõtlema. Mina olen mugavuste mees, Cadillac'iga meeldis mulle sõita, liiga palju oli seal neid nuppe juba võiks öelda, et aga Fordi kaubikute seeria Transit näeb välja minu meelest nagu Ameerikas toodetud auto, aga see selleks. Need olid ainult 4 sellist mudelit, mis meil läbi käisid ja sellepärast meil ongi siin kaks autoajakirjanikku, kaks Tõnu, kes siis vastavalt esindavad Eesti väljaandeid, mida iga autohuviline peaks kindlasti olema näinud, lugenud ja tutvunud ning nemad ütlevad meile, milline oli selle kuu auto, mida siis võiks autoajakirjaniku poolest kuidagi esile tõsta. Tere! Tere! Ma arvan, et sinu see suund, et väiksed autod on vahvad, on see, mis meid ka inspireeris, aga me läksime seekord väiksemad autode juurde ja ma arvan, et meil vist tagaplaanil on näha, mis margi juures me oleme, nii et meie valisime seekord ühe Renault, aga ühe väga isemoodi Renault. Ja üks põhjus, miks me just selle auto valisime, oligi see, et käes on september. September on automaailmas väga oluline kuu, kuna just septembris toimub Eestis ainus autonäitus, mis üldse veel alles jäänud on. Ja loomulikult me üritasime ka nagu vaadata selle pilguga, et millised huvitavaid esmaesitlusi Tartus see aasta näidatakse. Ja pärast siukest lühikest arutelu jõudsime ühisele seisukohale, et tegelikult kõige huvitavam auto on Renault Twingo, et need põhjused on tegelikult päris mitu. Ta kindlasti ei saa küll olema Eesti automüügi tabelit absoluutselt tipus, sest et meie auto osti endiselt ei ole nii väikeste autode peale väga maias, aga auto on tehniliselt niivõrd põnev, et oleks patt teda mitu tähele panna, sest et kui meil on harjunud ikka, et auto leiame viimastel aegadel ikka mootori eespoolt, siis siin me läheme ikka päris juurte juurde tagasi. Ja kõige huvitavam asja juures on see, et kuna tal mootor on nüüd sealt eest toodud ära taha pakiruumi põhja alla, siis ette on jäänud ka ainult radiaator ja mõned need vedeliku topsid siis. Et tänu sellele on see salongi osa on nagu niivõrd suureks läinud, et kui nüüd näiteks tal kõrvalistu iste lasta alla, siis ja tagumise istme seljatugi ka alla, siis selle autoga saab vedada kuni 2,2 meetri pikkused asju, mis isegi ütleme siin mõne mahtuniversaali puhul on juba muutub küsitavaks. Ja kahtlemata ka see põnev jõuvalikute valik, sest 3 silindrit hakkab sellest klassi standardiks saama ja siin on meil nüüd valikus kogunisti 2, üks vabalt hingav, üks turbomootor. Nii et maitse valikuid on paljud. Lisaks välimusele on siin auto juures kindlasti mõned lahedad asjad, mida võiks ka televaatajatele näidata. Tõnu ja Tõnu. Jah, minu arust üks kõige pullim asi siin asja juures on see, et näiteks tüüpiline nii-öelda rahvakeele pardatšokk või siis kindel ajas käib autost välja ja teda ei pea mitte lihtsalt niisama käeotsust tassima. Nüüd saad võtta näiteks üle õla ja minna koju. Ja samamoodi on ka näiteks siin see keskmeel aegas. Samamoodi saab välja võtta, koju viia, võilevad sisse ka hommikul. Tuleb paned tagasi. Selles mõttes päris palju nutikad lahendusi ja muidugi see R-Link nii-öelda nutisüsteem, mis annab kõik autoga nutitelefoni ära linkida. See on nagu päris huvitav. Nii, veel midagi? Kui see ridikul kaasa võtta ja poodi minna, siis seal parklas on kindlasti väga hea manööverdada, sest et tänu tagaveole ja väikestele gabariitidele see auto pöörab ringi umbes 1,5 väiksemas ringis, kui tavaliselt see autode puhul tavaline on. Nii et võib olla meeldivad üllatusi, millisesse kohtadesse selle autoga mahub. Ja hinnatase muidugi ka, et kui hinnanumber algab 8, aga küll selle lõpu poole peal, siis ega neid autosid, millel niisugune baashind on, ega neid väga palju Eestis võtta ei olegi. Hinna osas kindlasti muidugi seegi tähelepanuväärne, et Twingo on ju Eestis ju tuntud teatud mudel, aga see hinnanumber, mis sellele on joonistatud, on üle 1000 € odavam kui senisel mudelil, nii et märkisväärne saavutus.